võimalus tekib, seda üritatakse ära kasutada ja teinekord, kui õnn naeratab, siis võib selle palliga värava võrgust leida. Ja Pareiko alustab nüüd järjekordselt Eesti rünnakut lühikese sööduga Kruglovile. Kui näete ekraanil veel korduses seda ilulööki. Nüüd natukene jääb lühitus. Sissov üritas päris head tõstet sinna äärekaitse taha ja Atspuri oli ka selleks valmis, aga pall siiski nii kaugele ei kandud. Vea, selline 50-50 olukord, aga nagu nägime, et ega kummalgi albaanlasel ka nagu seda ruumi ei olnud, palju omaks võtta pidid ühe puutega mängima ja selline võitlus on kohe seljas, et väga hoolsalt mõlemad meeskonnad lõhuvad vastase mängu. Taas otsiti pika palliga Salihit ees, aga Atsil natukene tundub on keskendumise probleeme, sest praegu sai Sissov talle päris hästi Reiega lükkas selle palli edasi ja oli nagu ruumi ka, aga kas oli Ats korraks mingit puhkehetke endale võtnud või et ei olnud üldse selleks palliks valmis. Lasi palli üle audijoone, nüüd albaanlased ka vaheliselt pikema sööduga jälle ja suutis see väike mees seal. Tai lükkas ilusti Liikale ja kas saab Liika nüüd löögile ja ohtlikult pall põrkas ja peaaegu oleks Salihi jaole jõudnud. Õnneks sai palli Pareiko, kes nüüd avas kiiresti Eesti rünnaku, leidis Viikmäe nurga poole, aga jõudu oli selgelt liiga vähe ja nüüd tuleb korduses ka meile see löök, et selgelt läheb see löök nagu nõrgaks ja Pareiko jõudis selle paar sammu teha paremale ja juba ootas seda palli seal sülle omale. Jõudis siia ette. Ja Ervin Skeela Saksamaa tugevuselt teises liigas. Mängib mees, annab selle karistuslöögi ja number 14 tuli sealt peale ja lõi nüüd meie õnneks mööda Jahmir Öka. See oli nüüd küll väga ohtlik olukord. Õhuvõitlus loomulikult läks piirajale jälle, aga seda teist palli ei olnud keegi kontrollimas, et lasti sealt keskväljalt teravalt vahele joosta albaanlaste vasaka äärel number 17 Liikal ja see oli juba väga ohtlik löök, mis meie õnneks siiski üle läks. Kastis sees ja sealt oleks väravail väga raske juba reageerida, kui see löök täpne on. Ja nüüd Pareiko alustas pika palliga, aga taas juba rünnaku õigus albaanlastel ja järjest kaotatakse siin palli ja nüüd Dmitrijev kas suudab alustada kiiremat rünnakut, aga üks albaanlane Ulka Turole ja Turo jälle tagasi kaitsjatele. Ja nagu näeme, et selleks ajaks, kui see pall sinna teisele poole liigub, on seal juba ka Eesti koondise mängijad ees ja sealt ei õnnestu ka enam ettepoole mängida. Turo on selline poolkaitsja, kes mängibki siin kaitseliini ees ja peaks tegelikult otsima neid sööte ettepoole, aga ei ole kuhugi seda palli anda. Dmitrijev jah, seekord ka rahulikult aga sööt oli väga vale, kui Eesti võimalus rünnak siiski jätkub veel. Ei saa nüüd Vassiljev palli omaks. No nüüd natukene hakkas see mäng ühelt poolt teisele poole liikuma, et see peale palli võitmist on mõlemad saanud veidikene edasi liikuda. Aga albaanlaste rünnak jälle pidurdub ja nüüd on paremal äärel tõuseb parem äärekaitse. Saab palli ja kasti avaneb väga hästi seal mees. Tuli Dmitrijevi mees sinna kasti, aga see sööt jäi selline õlju. Eriti survet ei avaldata, et kaitseliinis saavad meie mehed juba vaadata söötu ettepoole, aga lihtsalt ei ole seda kuhugi anda. Aga ega siin teised tulevad täpselt samamoodi, et taga võivad hoida nii palju, kui tahavad seda palli, et väga seal nagu peale ei käida, et siin keskjoone juures hakkab nagu see põhiline press. Nüüd leidis hea söödused meeste vahelt ettepoole ja keskpoolikul on ruumi ja üritab nüüd hästi kaugelt seda lööki, aga teenib nurgalöögi siin. Ja jäi Dmitrijevi jalg sinna ette, kuigi tundus mulle, et see löök ka ebaõnnestus, aga siiski Dmitrijevi see pall kohtunike hinnangul puudutas viimasena ja Albaania jälle nurgalöök nüüd. Vahelduseks nüüd natuke midagi ka ärevamad, siis kahjuks seekord Eesti koondise väraval. Ervin Skeela läheb siis nurgalööki andma ja 6 meest on seal kastis praegu.
kastis on kuningas Raivo Piiroja, et seal nagu kellelegi võimalust ei jää. Rünnak jätkub, Skela taas, kas senderdab kasti, ei, mängib seinasöötu ja õnneks Dmitrijev jõuab nüüd vahele. Jälle selline tüüpiline olukord nagu mõlema meeskonna sellise mänguklassi kohta, võib-olla mitte kõige positiivsem, et tehakse selline ilus seinasööt, mingi hea käik ja lõpeb see sellise vale pihatamisega ja võimalus sureb, aga sai Albaania vähemalt nurgalöögi seal. Mängiti lühidalt lahti, Skela nüüd senderdab kasti, aga see senderdus läheb pikaks. Ärevus jätkub veel seal, et päris korralik surve on praegu, nüüd see löök sealt koha pealt ei olnud. Vaanlastel rünnak, vasakul äärel on ülekaal. Ja Salihi on kastis täitsa vaba nüüd. Kaks vaba meest ja tuli sinna Rähn hästi vahele ja õnnestus nii palju segada seal, et kaotasid juba orientatsiooniga albaanlased ja lõi selle palli lihtsalt sealt üle otsajoone. Siin nüüd korduses veel, et kui vasakult tuli läbi ja kaks meest oli seal Raivo Piiroja selja taga, aga õigel ajal tuli sinna appi Taavi Rähn ja läks ründaja hoopis siin penalti püüdmise peale välja ja Liika otsustas siin pikali visata selle asemel, et löögile minna. Aga poleks Rähn oma jalga vahele saanud, oleks Salihil hea löögivõimalus olnud. Ja nüüd kas saab? Ei õnne see pall käima, kätega annab märku, et veidi kiiremini, et muidu on mul mees kohe seljas ja mul ei ole midagi teha enam. Ja nüüd on Eestil võimalus 3-1 vastu siin äärel. Ja hästi, nüüd on Viikmel võimalus. 1-1 väravai, kas Viikme suudab sellel ära lüüa? Oi, selline lahend siis. Kas libises sealt maha või ise ehmus ära, et jäi väravaiga 1-1 nüüd? No ma arvan, et natuke tal see pall jäi ebamugavalt, ta tahtis parema jalaga lüüa ja pall oli võib-olla rohkem vasakul ja ta pidi rohkem kallutama ennast, et seda palli parema jalaga lüüa ja kukkumise pealt jäi see löök väga nõrgaks. Et selline mäng ja siis tahaks nagu, et sellised võimalused ära kasutatakse, et neid tõenäoliselt siin mängus väga palju enam ei teki. Seal oleks pidanud Kaisjale keha vahele lükkama ja see selga jooksnud ikka. No, et seal variant oli või viimastel rünnakutel leidnud, et lõpplahendused ka... Jah, selle Viikme momendi järel sellist särtsu on juurde tulnud ja Piiroja jäi hiljaks ja tegi siin selgelt vea. Praegu minu arust päris ilma asjata seal kohtunikuga seletab ta hüppe tõesti jäi. Ja Saab rääkiski omale kollase kaardi välja. Kuna tegemist ei ole valikmänguga, siis muidugi see kaart on ainult nagu tänase mängu koha pealt tähtis ja ohtlik, aga et eks nüüd peab Raio lihtsalt olema natukene tagasihoidlikum. Albaanlased üritasid ka siin karistuslööki 10 meetrit lähemale tuua, aga kohtunik pööras kohe sellele tähelepanu. Claudio Anturo nüüd palli taga. Tuleb üsna hea senderdusega taas Piiroja jaol. Endiselt jah, kastis õhus on ikka kuningas ainult Raio. Teistel seal eriti